Kuidas on lood hammaste tervisega, et juulis, augustis, kui kõik värske on olemas, kas see mingil määral mõjutab ka meie hammaste eest hoolitsemise vajadust? Jah, ma selle peale nagu olen mõelnud ja tegelikult mõjutab küll, et see läheb samasse teemasse nagu nende patsientidega, kellega me räägime sellest pidevast näksimisest. Ja kui on inimestel töö ja elurütm on konkreetselt paigas, kes on tööl, kes on koolis, on hommikusöök, on lõunasöök, on õhtusöök pigem, siis suvel seda enam just nimelt, kui on marjad on ümberringi, kõike muud head ja paremat ja ka aega, erinevalt seltskondlikke üritusi toimub rohkem, siis hakkab hästi päevakorda tulema just see näksimise, happerünnaku teema, et põhimõtteliselt, kui hästi lühidalt öelda, siis looduses on nagu mõeldud hammastega nii, et kui inimene sööb ära, siis ta peaks üks 3,5 tundi hoidma söögivahet. Siis saab suu enda keskkond ilusasti uuesti selle happelise keskkonna aluseliseks muutmisega hakkama ja ei teki hambavaba lahustumist. Aga kui me võtame suvise aja, näiteks mingi üritus hakkab õhtul kell 5, kell 6 ja seda ja teist ja natuke näksime ja siis natuke värsket ja nii edasi, siis tegelikult on hambad pideva happerünnaku all võib-olla 5 tundi, võib-olla 6 tundi, millest omakorda tekib siis oht hambavaba lahustumiseks, tekivad hammaste tundlikkuse probleemid, aga see ei ole muidugi ainult suvel, selliseid periood on veel, võib-olla jõulude ajal, et suvel lihtsalt on jah see, et sellist söömist, istumist ja värsket on puu otsas ja peenra pealt veel rohkem ja veel kergem võibolla võtta, pluss see väike režiimitus siiski puhkuse ajal, et ei ole nii kindlaid söögiaegu. No tõesti, et väga palju on õhtuseid üritusi, ettevõtmisi, sünnipäevi, niisama pidusi, väljas viibimisi ja kõht ei taha kellelgi seal tühi olla. Aga mida siis teha või teistmoodi? Ja sellisel juhul ongi nagu see, et kui mõni inimene mõtleb, et ta tahab olla hästi tubli, võtab hambaharja ja siis ma ei tea, kas vahepeal läheb peseb või teeb, siis see on kõige halvem asi tegelikult, mis ta oma hammastele üldse teha saab, sest tema hambavaap ongi sellest happest kergelt pehmenenud ja kui ta läheb harjaga veel selle hambavaaba peale, siis ta tegelikult ise nühib enda hambavaapa järjest maha, järjest õhemaks ja kahjustab seda. Tegelikult on niimoodi, et kui nüüd on pikem pidu, on 2 võimalust, keegi ei saa nii, et ta sööb ühe korra ära ja siis 3-4 tundi ei söö, siis tegelikult tuleb kasutada, ütleme, ksülitooliga, kas siis pastille, üks võimalus on suuveega minna, loputada vahepeal hambad ära või siis tõesti kas või lihtsalt veega, aga see vesi loomulikult ei ole nii tõhus ja kindlasti ei tohi pärast peale sellist 6-tunnist või mitmetunnist pidu, kus on ikkagi pidevalt näksitud minna väga intensiivselt hambaid pesta. See on kõige suurem oht, mis tegelikult tehakse ja võib täiesti ise mehaaniliselt oma hambavaapa kahjustada. Hamba pesemine jäägu siis ikka hommikutundidesse ja õhtul enne magamine? Jah, enne magama minekut ja ongi täpselt ennem seda pesema hakkamist võiks siis ütleme pool tundi enne või mingi ksülitoliga, ma ei tea, tirolorbid, pastill, suuvesi, mingi selline asi võiks käia ikkagi suust läbi, loputada ja siis alles minna pesta hambad. Aga kui on just tuldud lauast söödud torti, magusad, midagi head, happelist tulevikus õunad, kas või maasikad, kiivid, mis iganes on ääretult happelised, siis tegelikult võib väga kergesti kahjustada hambavaapa. Hambaarsti juures käimisest ei pääse me küll mitte keegi, aga suvel tundub, et on hambaarsti juurde vist päris keeruline saada, et juulikuus paistab, puhkab enamus hambaarste või kuidas teil siin lood on? Meie hoolitseme selle eest, et inimesed ikkagi abi saaksid ja esimesel võimalusel loomulikult. Ja selles suhtes, et hambaarstid puhkavad, siis ütleme lihtsa lause, et ega enamus inimesi Eestimaal puhkavad juulikuus. Ja hambaarste ka kindlasti mingi osa puhkab, aga ikka hoitakse kliinikud uksed lahti ja loodame, et inimesed ikka abita ei jää. Millised need inimeste mured või probleemid on, et kas need juulikuus just või suvel mõnevõrra erinevad ka muust ajast? Hammastega seonduvad probleemid? Ma ise arvan niimoodi, et ikka plaanilist ravi võtab ette juulikuus päris vähe inimesi. On küll teatud hulk inimesi, kes näiteks on oma talvisel ajal töögraafikutega nii hõivatud, et nad ei saa tööaegadest ära või siis ühesõnaga need ajad kuidagi moodi ei sobi neile. Ja on üks osa inimesi, kes ütleb, et nüüd mul on puhkus ja pange nüüd kas või iga nädal ja 2 korda mulle seda aega ja ma ravin. Aga loomulikult valdav enamus inimesi on
maal ja proovib võtta asja väga vabalt. Nii et need inimesed, kes helistavad või see kontingent ennekõike on ikkagi need, kellel tõesti midagi on näiteks juhtunud, on murdunud või mingisugune muu asi on lihtsalt juhtunud, et on vaja nagu pigem esmaabi. Üks asi on see, et kui tõesti suur hambaravi ette võetakse, et ta on väga kallis, inimesed teavad, et ta on väga kallis, aga sellised elementaarsed esimesed asjad, et neid annab ju ka väiksema raha eest tegelikult korda seada, et vahel inimesed seda ei teagi, et võib-olla esimene visiit ei ole nii kallis. Ja meil on ka praegu, ütleme, kodulehtedel on hinnakirjad on ka üleval, et see visiit on tõesti meil 15 eurot ja me oleme alati ärgitanud ka inimesi, kuna me elame kõik ühes Eesti riigis, kõik inimesed majandavad, mõtlevad oma eluolu ja rahade peale alati küsima, me ka ise pakume, et mida võiks järgmisel visiidil teha, umbes ka palju see maksab, eks ju. Et tegelikult väga suur osa meie patsiente teavad, mis ja kui palju täpselt neil järgmisel visiidil ees seisab ja see on juba hästi palju neid pingeid või arusaamatusi ka maha võtnud, sest inimeste jaoks on ka see, tekitab segadust, et ta ei tea, kui palju tal umbes nüüd järgmiseks korraks või kui palju see töö läheb. Et seda tegelikult ju annab arsti ja patsiendi vahel eelnevalt korralikult läbi rääkida ja siis on kõigile kõik teada ja siis leitakse ja tullakse, öeldakse, võt nüüd mul on võimalik teha, jah, ma võtsin selle plaani, jah, on nii, lisaks sellele on meil veel koostöö Medicreditiga, et tõesti, kui me teeme raviplaanid, siis patsient saab otsida veel võimaluse, et leida ravikulude katteks ka alternatiivseid viise.